Tere, kallid inimesed. Mina võtaks natukene rahulikuma tooni ja kuna kõik see energia, kuidas seda siin edastatakse, väljendab suurt rahulolematust, siis ma tunnen, et oleks vaja natuke seda balanssi. Ma arvan, et tegelikult poliitikud on ise ka ohvrid, näpud sahtli vahel. Ja kui me saame sellest valitsusest lahti, ma arvan, et mitte 26 000 inimest, vaid enamik Eesti inimestest soovib, et need kuriteod meie looduse ja inimeste ja rahva vastu lõppeks. Aga kuidas siis järgmine valitsus, et kes siis ja kuidas meie eest seisab, kui meie ise seda ei tee? Et ma arvan, et see põhiline sõnum, mis mina tahaks nagu südamest meile kõigile öelda, on see, et me ei ootaks ja vihastaks ainult, vaid pakuks lahendusi. Et kuidas siis saab, kui nii ei saa. Esiteks, ma olen täiesti nõus, et kuida iganes justkui tunduks praegu, et kes meil siit suudaks valitsuse moodustada peale praegust valitsust, oleks juba parem. Sest et praktiliselt iga minister oma valitsusalas on suure ämbriga hakkama saanud. Et nii eelkõnelejad kui peale mind kõnelejad toovad näiteid sellest, kuidas, alates sellest, kuidas meid jälgitakse, kuidas e-valimised ei ole usaldusväärsed. Et kuni selleni, et meil pole nagu lootustki, et tehke mis tahate, niikuinii kõik läheb aia taha. Et selle peale ma tahtsingi nagu kõnelda, et mina õnneks usun ja lootust on nagu lõpuni, usun lausa imedesse ja palvetan meie maa ja rahva eest, et ime sünniks ja ime ei tuleks kuskilt väljaspoolt, kes aitaks meid siis kuskilt, tuleks suur isa või valge laev ja päästaks meid ära, vaid et see tuleks meie seest. Ja esmalt, et see julgus tulla välja, seista, öelda, mida me arvame, tõmmata piir sinna, kus on üle piiri mindud. Ja minu jaoks oli see üle piiri minek siis, kui ma kuulsin tuulikute teemast. Et kuskil 300 meetri kõrguseid tuugeneid tahetakse siis panna praktiliselt üle kogu meie maa. Ja sellisel mahul ja määral, kuidas me iial ei suudaks ise ära tarbida. Et Eesti on praegu juba 7. kohal taastuvenergia arendamises. Me oleme juba eesrindlikud Euroopas, aga nagu kliimaminister Sutt siit saalist ütles, et tahab esimeseks saada. Aga see tuleb paratamatult sellise hinnaga, et me maa muutub elamiskõlbmatuks circa 30% inimestest, kes on siis ülitundlikud. Ja põhjuseks on siis infraheli, mis levib mitte kilomeetri või 3 kilomeetri kaugusele, nagu praegused planeeringud seda näitavad, vaid rahulikult 50-60 kilomeetri kaugusele. Kuskil nädal tagasi oli meil Valgas selline piiride ülene konverents Eesti ja Läti koostöös, kus siis muu hulgas käis Läti ülikooli akustikaprofessor jagamas oma avastusi ja seda sama sõnumit. Ütles ka tema, et tema jaoks 60 kilomeetrit oleks võib-olla see turvaline piir, kus maal selline suur hiigeltuugerpark võiks avada. Olla meie elumajadest. Ja täna on juba olemasolevate tuugeniparkide juures inimesed hädas, kolimas ja tervisemuredega. Et kui ma teada sain, et selline asi on toimumas, siis mõtlesin, et sõltub küll. Minul on see usk, et ühest inimesest piisab. Et minust või sinust piisab. Et pole rohkem vaja. Ja kui sa usud nii väga iseendasse või inimestesse või imedesse, siis sa tegutsed. Ja kui sul ei ole usku enam, kui sul on öeldud, et sul ei ole lootustki, siis sa vaevalt ennast liigutad.
Ja siis ma uurisin ja algselt andis mulle tehisaru circa 100 teadusartiklit, mis ühel või teisel moel viitavad, et see tuugeni asi on tervisele, et me ei saa väita, et see on ohutu. Ja kui me vaatame empiirilisi andmeid, ehk siis näiteks seda, et Kanadas ühest tuugenipargi ümbruses küsitletud perekonnast, 60 perekonnast, vaid 4 otsustas sinna koha peale jääda, 30 oli ära kolinud ja 28 või kuidagi niimoodi otsis võimalust ära kolida, siis meie siin rahvana ei pea tõestama, kuidas see 1-hertsiline infraheli, mis on samal sagedusel kui meie sügava une ajulained REM-unes, et kuidas see impulsiline heli siis ikka täpselt seda und segab ja tervisemuresid või südamemuresid põhjustab, vaid et meil piisab vaadata maailma või kas või 10-15 aastat tagasi, kui meie kaitseminister Pevkur saatis siis toona sotsiaalministrina meie keskkonnaministrile meie TTÜ ekspertgrupi arvamuse, kus öeldi, et üle 6 megavatised tuugenid, täna on meil plaanis kuskil 8 megavatised. Üle 6 megavatised tuugenid peaksid olema vähemalt 4,5 kilomeetri kaugusel elumajadest. Ja see oli siis, ma ütlen, TTÜ ekspertgrupp, kes oli teinud üle maailma uuringutest kokkuvõtte ja meie sotsiaalminister, kes edastas selle keskkonnaministrile. See on dokumendiregistrist saadaval, levib. Ja 4,5 kilomeetrit, kui me täna selle ohutusmeetme võtaks, siis me juba tühistaks need enamus tuugeni projektid ja arengud. Et seda ma palukski, et nii juhtuks, et meil tuleks mõistus koju, julgus südamesse, et me julgeks seista ja öelda isegi siis, kui sa tunned, et sa oled üksi, et kõik teised justkui ütlevad, et kuule, et elektrit on ju vaja, et kas sa tahad, et pirn põleks või mitte. Et kust sa siis voolu saad, eks. Et siis kindlasti mitte tuugenid jaamast üksi, sest et kui tuul ei puhu, siis olgu meil neid kas või mitu tuhat. Meil on vaja juhitavat elektrit. Õnneks on Teaduste Nõukogu esimees, Teaduste Akadeemia energeetika nõukogu esimees Arvi Hamburg ja mitmed teised targad pead. Loodetavasti kuuleme ka Kalju Tammet täna rääkimas sellest rohkem. Seda ühes koos ütlemas, et siis on vaja lihtsalt julgelt sõna võtta ja nüüdseks olen siis kohalikus omavalitsuses maadlemas seal nende arendajate ja kohalike poliitikutega, kes ei taha mitte seda üldist arvamust, mida meediast ja ministeeriumi tasandilt peale surutakse ja lausa Euroopa Komisjoni tasandilt. Et siis see korruptsioon on suurem. Kui meil riik pakub 1 miljon eurot omavalitsusele positiivse menetluse otsuse eest ja ametnikule 50 000 eurot boonust, siis see ongi korruptsioon, armas rahvas. Et muidu muutub see menetlus ju lihtsalt farsiks, mida ta ongi. Et siis seda asju tuleb õigete nimedega nimetada. Me peame ütlema, kui me näeme kedagi varastamas või valetamas, et nii ei saa. Et siis ma palun, et Eesti mehed ärkaks ja tõuseks püsti ja ütleks, et aitab, nii ei saa. Ja sellistel, ma ei saaks öelda, et nad vihkavad oma inimesi, ma ütlen, et neil on näpud sahtli vahel. Aga mis meie siis teha saame, on see, et kui me tuleme kokku kogukondadena, mina olen siis maainimene, esindan ka Järvamaa põlisrahvast. Kui meie maainimestena hoiame kokku ja avaldame meelt või tuleme siia kas või Toompeale tihemini ja ütleme, et me ei ole nõus, siis see surve ongi see kodanikuühiskond, mida meie ühiskond, meie rahvas igatseb. Ja ma tahtsin teile, Fortuna käsi eile võttis minu tuhandete märkmete hulgast, mul on üks siuke kott, ma olen palju kirjutanud, ühe lehe ja mõtlesin, et mul oli veel teised teemad, mis, et tulgu üks hea lahenduseks, et mida ma peaks nagu nägema. Ja siis ma võtsin selle lähtealused ja sain aru, et okei, ma võtsin selle sellepärast, et ma teile täna siin seda jagaksin. Ja koos hea sõbra Kristo Kivioruga, kes on samuti Järvamaa põlisrahva esindaja. Miks põlisrahvas? Ma räägin, sest et see tundus mulle täpselt see asi, mis meie mured lahendaks. Kui meil on globaalsed jõud, kes on oma
on ära ostnud meie ettevõtted, meie põllumaad, meie maavarad ja mis siis meil üle jääb? Kui Eesti valitsus ja Riigikogu tunnistaks, et meie maal asub põlisrahvas, võtaks vastu selle otsuse rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO 169 või nagu Euroopa Parlamentki ütles, et Euroopa Liidu riigid palun võtke vastu põlisrahvaste konventsioon, et põlisrahvast tuleb kaitsta, nende maad, nende kultuuri, traditsiooni. Et kujutage ette aborigeene või põlisrahvast indiaanlasi Ameerikas, Kanadas. Et kui kolonisaatorid võtsid nende maa ära, tapsid nende piisonid ja surusid nad väiksele alale, siis täna makstakse neile reparatsioone kõikide nende repressioonide eest, mis neile tehti. Et me ei saa üle sõita sellest rahvast või hävitada ühte rahvast. Ja meie rahvas, eestlased ja eestlased on, ma ütleks, 150 aastat, natuke rohkem vanem termin. Enne seda me oleme olnud maarahvas ja maarahvas on siin elanud enne teisi riigikordi. Järvakad näiteks ja ka teised rahvad, muistsed maad, mis meil maakonnana siis täna on sõlminud lepinguid Roomaga juba 13. sajandi algus. Ehk siis meil on olnud kõik need nõuded täidetud, mis üks põlisrahvas võiks eeldada. Ja me oleme siin elanud maaga kooskõlas, selle loodusega kooskõlas, oma usundite ja traditsioonide paikkondliku seotusega selle maaga, siis me peame kaitsma seda, ka linnarahvas, et tahaks nagu maale minna, mitte tööstusparki, tuugeniparki. Ja ma võtsin selle Fortuna käega, ma ütlen 1/1000 Järvamaa põlisrahva 12 lähtealust. Et me panime Kristoga siis kokku, et okei, mis võiks olla see parim, millele me võiksime tugineda, mida me tahame öelda, mille eest me seisame, millele võiks inimesed jah öelda. Ja üks asi on see, et me võime olla nagu täiesti erinevad inimesed ja enamasti kõik oleme. Et rohkem on meil teistsuguseid asju kui seda, mis meid ühendab. Võib-olla see on 1% punkt, mis meid ühendab. Näiteks puhas põhjavesi, joogivesi, me kõik joome vett. Siis kui see on ohus, siis meil peab olema oskus ja võimekus ühineda teiste inimestega, kes on teist usku, teist rahvust, teist veendumust, mõtleb teistmoodi kui meie. Me ei pea kõiges ühte meelt olema. Aga kui midagi ohustab meie tulevikku, meie lapsi, meie maad, meie loodust, meie vett, meie kodu, siis me peame need muud erimeelsused suutma kõrvale panna ja seista selle ühe asja eest. Ja üks asi, mille eest ma seisan, on siis see põhjavesi, mida need karjäärid ja tuugenite asi metsikult ohustab. Et tänane valitsus on lihtsalt üle rullimas. Keskkonnaameti esindaja on ennast kisketeks ristinud Tartu Ülikooli ühel konverentsil, kes siis kohaliku omavalitsusi murdma on asunud. Ja see ei ole mitte õige suund. Aga esimene lähtealus, mis me kirja panime, on tõde ja looduslik kord. Me tunnistame, et on olemas üks objektiivne loomu- ja loodusõiguslik tõde. Kõige paremini ilmneb see vabas sõnas ja kartmatult väljendatud kogukonna tahtes ning elava allasurumata arutelu kaudu. Ehk siis tsensuuri ei ole. Niimoodi me saame kõige lähemale tõele. Ja kui me tunnistame kõrgemat jõudu, on see siis sinu jaoks Jumal või loodus, siis teeb sellise alandlikkuse, et me ei proovi ise nagu lihtsalt kõike endale saada, vaid me julgeme olla ka andjad. Teiseks, me oleme iseseisvad ja vabad väljendama oma tahet, otsuseid ja usku. Me ei vastandu, vaid ühendame. Me ei võitle võimu nimel, vaid seisame väärikuse, loomu ja elava tuleviku eest. Tõeline vabadus rajaneb vaimses, majanduslikus ja praktilises ise otsustamises ja igaühe isiklikul vastutusel. Et siis see on sinu teha, see on minu teha ja see on see, et me võtame nagu kätte ja anname endast parima. Teeme, mis me oskame. Kui sa näed paremini ja oled targem, siis see on kohustus sul midagi öelda, midagi teha. Et see ignorantsus on see põhjus, miks need asjad on nii kaugele läinud. Et me lubame seda, mis siin toimub. Et sellised nagu lollused, eks. Ja see peremehe õigus, see ongi see põlisrahva
teesi mõte, eks. Osalusdemokraatia. Kogukonnal, inimestel peab olema reaalne võimalus osaleda poliitilistes otsustusprotsessides ka valimiste vahelisel ajal. Muuhulgas peab inimestel olema võimalus valitud saadik vääritu käitumise korral tagasi kutsuda. Täna me oleme siin pole midagi teha või? Aga kui me valime oma esindajad, me peame nägema, kõik on nõus, tema esindab meid. Praegu me ei tea, me paneme kuskile kasti või mingi e-hääle ja siis kuuleme, kuidas seal midagi juhtus ja ei tea, kas nad ikkagi on meie valitud esindajad, eks. Ja tagasi ka ei saa kutsuda. Et see on see põlisrahva liikumise üks selline ühine teema. Kuskil aasta tagasi, 5. juuni aasta tagasi käisime siis põlisrahva koostöökoguga siin Riigikogus, andsime üle oma pöördumise rahvaalgatuse, saarlaste algatatud ja milles muuhulgas nõudsime kõigile tuulikute ja projektide peatamist ilma meie vaba nõusoleku olemasoluta. 4. arendame kogukonna sisest ja kogukondade vahelist koostööd. Kogukond elab koostöös, mitte konkurentsis. Iga kogukonna liikme panus ja anded on olulised ja väärtustatud. Me loome ühiselt, toetame üksteist ning teenime kõrgemat hüvangut. Kui märkad, et kuskil on miskit puudu, siis tule ja aita. Koos tegutsedes sünnib jõud. 5. me ei tunnusta mõjujõud ega võimu, mis toimib vaenulikult elu ja loomu vastu. Õhutab hirmu, allasurumist või loodusliku koosluse ning traditsioonide allasurumist. Me seisame rahumeelselt ja vankumatult korruptsiooni, represseerimiste ja ebaõigluse vastu. 6. mets, põllumaa, veekogud, maavarad ning elukeskkond tervikuna kuulub kogukonnale, mitte välistele võimudele. Meil on esmaõigus nende kasutamise või mittekasutamise üle. Toidu ja loomakasvatus peab põlisrahvale olema võimaldatud piiranguteta. Praegu on nii, et me maavarad justkui antakse ära, kuskil mingid üle Atlandi ettevõtted omavad meie maavarasid juba peaaegu. Mets läheb graanuliks Taani ja maarahvas ei jaksa endale küttepuidki osta. Või rääkimata põrandaplangust, et pange seda OSP-d. Ei ole normaalne. Saame aru. Kogume, arendame ja anname edasi esivanemate teadmisi ja oskusi ning pärimuskultuuri. Tunnustame esivanemate tarkust ja vaimu, mis on jätkuvalt meiega. Et siis saame aru, et meie oleme tänased kultuurikandjad ja ehitajad ja see on meie teha, mis tulevikus on. Et sina oledki esivanem oma järeltulijatele. Iga piirkonna vaimseks südameks on kogukonna kool. Meil on õigus edastada, arendada ja elus hoida oma keelt, kombestikku ja vaimset pärandit. Lapsevanemal on õigus valida oma lastele haridustee, mis peegeldab nende maailma tunnetust ja põlvkondade vahelist tarkust. Siis on selline, et iga kihelkond valib endale esindaja, kelle hulgast valitakse üks inimene ka põlisrahvaste koostöökogusse, kes esindab siis Järvamaa või mis iganes maa põlisrahvast nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Põlisrahva esindaja, kes osaleb aktiivselt poliitikas, kohaliku omavalitsuse või rahvusvahelisel tasandil, peab oma tegevustes lähtuma kogukondade teenimise printsiibist ning esindama ja kaitsma oma tegevuses põlisrahva huve. Mind valiti tänu tema valijatele siis kohaliku volikokku, seisan seal meie rahva ja tuleviku looduse eest. 10. igaühel on loomuõigus oma keha, tervise ja eluviisi üle otsustada ilma sunnita, hirmuta või välise surve või kontrollita. Keegi ei tohi olla sunnitud meditsiinilisteks, psüühilisteks ega sotsiaalseteks sekkumisteks ilma selge, teadliku ja vabatahtliku nõusolekuta. 11. Igal põlisrahva liikmel peab olema võimalus elada traditsioonilist elustiili ja omada maad oma kodukohas. Seisame kohaliku väikeettevõtluse ja põlisrahva eraomandi puutumatuse eest. Meil on õigus ise otsustada oma tööväärtuse ja selle vahetusviiside eest. Et kui maksukoormus läheb 90% inimeste jää lihtsalt ellu, siis meil peab olema võimalus, et ma annan sulle leiba, sa annad mulle, mida sina toodad, eks. Et kuidas me siis hakkama saame, et praegu tundub selline tuulikutega, me võrdleme seda põhjusega küüditamisega, sest 30% tundlikumad inimesed saavad peavalu ja ei suuda enam mõelda. Unehäired, tervisehäired tekivad. Aga nüüd pole kuskile minna, sest kogu Eesti on justkui täis, eks. Enne pandi rongi peale, saadeti Siberisse, nüüd tullakse mingisuguse 10 või 30 kilose õhurõhuga sind iga sekund liikuma. Sa ei näe, sa ei kuule,
mõõteseadmed, me oskame öelda, mis on valed ja mis metoodika on vale, aga seda nad ei taha kuulata. Et mina usun, palvetan ja loon seda, et see on juba tehtud, et me ärkasimegi üles, me olemegi koostöös, me oleme usus ja lootuses ja see oli lihtsalt õppetund meile, et me peame hoidma seda visiooni ka, et mida me tahame, eks. Ja viimaseks siis, et austus, ausus ja otsekohesus. Iga inimene on väärtuslik. Suhtleme otse, ausalt ja heatahtlikult. Eluterve kooselu põhineb lugupidamisel, kaastundel ja tänulikkusel. Keskendudes sellele, mida soovime luua ning väärtustades iga ühe unikaalsust, loome ühiselt uut terviklikumat maailma. Aitäh!